Tere tulemast tagasi 3-3 korvpallisaatesse. Selle video nimi on kuidas korraldada 3-3 turniiri. Alustame sellest, et mis asi on 3-3 turniir. Ei ole ühte lahendust. Kõikidele turniiridele on väga erinevad lahendused, mis sõltuvad osalejate arvust, mis sõltuvad eelarvest, mis sõltuvad selle turniiri tähtsusest, kas on tegemist lihtsalt jaanipäeval kuskil külas mängitava turnaga või on tegemist võistlusega, mis on üks osa FIBA maailma turneest või on lausa mõni ametlik tiitlivõistlus. Minu ülesanne on siin jagada oma kogemusi 3-3 turniiride korraldusest, et näidata ühest küljest, et see on lihtne, aga samas on päris mitmeid teemasid, mida sellistel uutel korraldajatel, keda ma loodan Eestis tekib palju, tuleb silmas pidada. Alustame sellest, kui plaanime turniiri korraldada, siis mis on kõige esimene asi? Esimene asi on asukoht, asukoha valik. Ja asukohal on suures plaanis kaks võimalust. Kas see toimub juba olemasolevatel korvpalliväljakutel või siis kohtades, kuhu tekitatakse ajutine korvpalliväljak. Kui kunagi toimus Sprite tänava korvpallisari, siis oli pigem see teine lahendus, sõitis rekka kohale, pandi platsid ülesse ja see oli väga lahe. Kõik siiamaani ka kõik suuremad FIBA 3-3 turniirid toimuvad sellise lahendusega, kus sellistesse ikoonilistesse kohtadesse maailmas seatakse üles areen. Areen on seal ajutine, peetakse turniir ära ja pakitakse asjad kokku. Nende kahe lahenduse peamine erinevus on selles, et see ajutine lahendus on eelarveliselt väga lihtsustatult öeldes, vähemalt 2 korda kallim. Ja selle lahenduse puhul on ohud suuremad, ehk siis, kui näiteks vihma hakkab sadama. Ilmastiku tõttu, isegi kui planeerida turniiri mingis kohas, kui ikkagi päev otsa vihma sajab või natukenegi vihma sajab, siis plats on märg ja 3-3 formaadis turniiri ei saa korraldada. Võib-olla tänavakorvpalli saaks, aga 3-3 formaadis turniiri selle korraldada ei saa. Nüüd olemasolevate korvpalliväljakutel on siis suur eelis see, et väga palju tööst on juba tehtud, väljak on juba püsti pandud. Uutes kohtades või ajutites kohtades tuleb siis kuskilt saada need korvid, kuskilt saada võib-olla katted ja ehitada kõik muu muusika sinna. Olemasolevates kohtades tuleb lihtsalt võib-olla juurde tuua mõned telgid, mõned lauad, mõned muusikad, mõnel pool tualetid, muud väikest nipet-näpet ja tegelikult saab turniiri seal läbi viia. Olemasolevates kohaks võib samas olla ka saal, mis mõlemal juhul võiks olla plaan B. Ehk siis, kui vihm hakkab sadama, kas on olemas plaan B, ilmateade näitab, et ikkagi mingisugust võimalust õues teha ei ole, siis kas on olemas plaan B, millega ehk siis väga lihtsustatud, kas on olemas korvpallisaal. Sellised lahendused nagu näiteks Karulaugu spordikeskus Viimsis, kus on õues on väga mõnus võistluspaik, 4 korvi, juhul kui hakkab sadama, sisuliselt saal on kohe kõrval, on olemas kõik infra turniiri korraldamiseks, mis on vajalik, on olemas elekter, on olemas tualetid. See on väga mõnus lahendus. Samal ajal loomulikult, kui me räägime suurematest võistlustest, mis võiksid olla kuskil linna keskväljakul, Tallinnas kas või samas Vabadusväljakul, kus viimati 2017 äkki toimus, või oli see veel varem, toimus siis finaalvõistlus. Need on väga lahedad ja loomulikult need FIBA tiitlivõistlused, kus on ka ajutised areenid püsti ehitatud, need on väga lahedad kohad. Samas ma usun, et ka Tallinnas, kui me Alexela Arena jälle Snellis üles saame, siis ka see koht on tegelikult väga viisakas. Asukohana on ta tegelikult super kohe Pika Hermanni torni all. Asukoha valik, tegelikult hästi lihtne ju lugu, väga paljudes kohtades juba teil on asukoht teada, aga võib-olla see mõte siit on see, et asukohast tuleks valida ka plaan B ja plaan B tuleks lukku panna võimalikult varakult, isegi kui see plaan B käiku ei lähe, sest võib juhtuda olukord, kus
võib-olla see spordisaal on küll kõrval või kuskil kaugemal, aga spordisaal on lukus või on seal mõni muu võistlussündmus sees. Järgmine asi, kui asukoht on valitud, tuleks mõelda seda, mis tuleneb natuke ka asukohast, ehk siis palju meil on korve. Kui meil on korve on 2, üldjuhul on kas siis 2 või 4. Ega väga palju rohkem kohti ei olegi, et Tallinnas on siin Snellis on tõenäoliselt 5. Aga enamus kohtades on meil 4 korvi. Mida see tähendab? Võtan 2 korvi näitel. Kui 2 korvi all saab korraldada turniiri 16 võistkonnaga, mis kestab 4-5 tundi. 16 võistkond, see on ainult üks kategooria, see kestab kuni 5 tundi. Kui võistkondi on vähem, siis loomulikult võib lisada teise kategooria, näiteks 12 võistkonna puhul, kui kasutada 4x3 alagruppe, ehk siis 4 võistkonda saavad ainult 2 mängu. See on selline FIBA World Touri lahendus, kus siis 4-3 alagruppi, 2 paremat edasi, play-offi ja nii edasi, see võimaldab ühe korvi all mängida ära turniir 3 tunniga, kõige kiiremas versioonis. Ehk siis selle asja mõte on see, et piiratud korvide arv seab piirangud ka siis kategooriatele, ka võistlusklassidele, ehk nendele, keda me saame sellele turniirile kutsuda. Eelmisel aastal me hakkasime kasutama lahendust, kus kõigepealt olid väljakud 1 või 2 võistlusklassile. See oli ka koroona tõttu tihti nii, et mängisid oma turna ära, läksid ära, tulid järgmised, läksid ära, tulid järgmised. See oli väga, väga tore lahendus ja tagantjärgi saab siis vaadata ja meenutada, mitu võistkonda sellise lahenduse puhul turniirid läbi käis. Ma mäletan näiteks, et Viimsis oli meil küllaltki pikalt ja Tallinnas läks küllaltki pikalt, ehk siis me alustasime seal kell 10 ja lõpetasime õhtu kell 8. Piisavalt pikk päev oli see, et võib-olla nii pikalt ei peaks pingutama, aga see tähendab jällegi seda, et keegi paraku peab jääma võistlusest kõrvale. Nii et kategooriate valik, see saab olema iga kord otsustav, alati soovitan, et selles oleks võimaluse korral minimaalselt 2 kategooriat, ehk siis näiteks kas siis mehed ja U18 poisid, meeste asemel võivad olla ka harrastajad, aga loomulikult vastavalt olukorrale võib-olla hoopis naised ja tüdrukud või noortematest poistest kas U15 või U13 võistlussari, võib ka U11 olla selleks. Nii et kategooriate puhul on tegelikult ka võimalik see, et me paneme kategooriale piirangu, ehk siis me otsustame, et võistlusel saab osaleda maksimaalselt 12 võistkonda, mis on väga, väga okei. Ja kes hiljaks jääb, välja jääb. Nii et see on teatud mõttes ka selline hea lahendus motiveerida võistkondi registreerima turniiridele. Kui selle pilguga on vaadatud asukoht üle, on mõeldud kategooriad välja, siis tegelikult järgmine punkt on aeg. Aeg nii nädalapäevas kui ka siis aasta mõistes, et kõige lahedam päev tavaliselt tundub laupäev 3-3 turniiri korraldamiseks, aga ei ole ka midagi häda, kui sündmus on pühapäeval või on reede õhtul, öökorvpalli näol näiteks. Et selline nädalavahetuse programm on pea kõikidel spordialadel, aga loomulikult turniire võiks ka nädala sees läbi viia, eriti kui need on kooliturniirid kohustuslikus korras, võiksid koolid selliseid turniire oma õpilaste seas läbi viia. Ja aja osas tasub siis ka vaadata sellist kalendrit, et kas samal ajal on toimumas veel mõningaid korvpallivõistlusi. Ehk näiteks
kui ja kas samal ajal tasub planeerida oma võistlust. Seda isegi ka juhul, kui olete 3-3 korvpalli Eesti meistrivõistluste mõne etapi korraldaja. Kui on toimumas kuskil mõni etapp, mis on tõenäoliselt suurem, siis samal ajal, samas piirkonnas, pigem mitte. Päev hiljem, täitsa okei, samal ajal kuskil kaugemal, ka võib olla okei. Näiteks kui toimub etapp Ida-Virumaal, samal ajal Pärnus ei ole väga suurt probleemi, ehk siis tegelikult väga palju võistkondi sellest ühel etapil vähem ei osale. Aga tasub vaadata ka kategooriaid, näiteks kui on samal ajal etapp Väike-Maarjas 2 võistlusklassis, siis samal ajal korraldada mõnes teises kohas, kas või samast lähedal etapp, kus on teised kategooriad, siis see tundub ka väga mõistliku mõttena. Et see sama väljakute arv teinekord panebki selle piiri kategooriatele ja seetõttu ka jäävad osad võistlusklassid tihtipeale mängimata. Aga selleks, et kõigile pakkuda võimalust 3-3 korvpalli mängida, neid huvilisi on suvel väga palju. Selleks võib teha ka etappe, kus mängivad ainult noored, mängivad ainult harrastajad või muul omal viisil valikul tehtud sündmus. Koht on paigas, aeg on paigas, kategooriad on paigas. Mis järgmisena edasi? Järgmisena tuleks hakata panema kokku selle sündmuse eelarvet ja eelarve koosneb suures osas kulupoolest, väiksemas osas tulupoolest. Kui varasemalt aastaid mitmeid tagasi oli veel kuidagi võimalik, et tulid kohale mängijad, maksid osalustasu, selle osalustasu eest siis umbes korraldaja maksis siis selle kohtunikele ja sai veel, võib-olla natuke jäi veel mingiks väikseks auhinnaks, siis tänasel päeval paraku ei ole võimalik uute nõuete ja üldse sellise 3-3 formaadi mõistes eelarvet sedasi planeerida, et osalustasud kuidagi kataksid selle turniiri kinni. Et väga lihtsustatult osalustasud katavad 1/3 kuni pool. Mõningatel siin, ütleme Eesti meistrivõistluste etapid me ikkagi toetame korvpalliliidu poolt ka mingis osas. Ja 3. osa on see, mis tuleks siis leida kas siis erasektorist või avalikust sektorist, toetajate käest, kes aitaksid seda turniiri kulusid katta. Nüüd, millised on need turniiri kulud? Alustame kõige suuremast kulust ja kõige suurem kulu on kohtunikud. Kohtunikud ehk staff on kindlasti kõige suurem või üks suurimaid kulusid kõikidel turniiridel, mida suurem on turniir, mida kauem see kestab, seda suurem on ka kulu kohtunikele. Ja kohtunikele ei ole ka sellist ühtset lahendust, ehk siis tegelikult, kui me räägime võistlusklassidest, siis kui me räägime eliitsarja meestest, siis sellel võistlusel peavad olema siis 2 kohtunikku mängu vilistamas ja 2 kohtunikku lauas. Üks, kes lauakohtunik, kes paneb kirja aega, kes paneb kirja punkte ja kes paneb kirja seisu, niimoodi, pigu ka. Ja teine kohtunik, kes võtab siis 12 sekundi kella. Et sisuliselt üheks mänguks on vaja 4 inimest ja see on päris suur väljakutse, sest need 4 inimest tegelikult tahavad oma töö eest ka tasu saada ja täiesti õigustatult. Ja see tähendabki seda, et mida rohkem on väljakuid, mida suurem on turniir, seda suurem on ka koheselt kohtunike tasud. Ja kui kunagi oli see tasu oli kuidagi mängu pealt, seepärast, et meil oli 10 väljakut seal Sprite tänavakorvpalli ajal, eks, ja mõni kohtunik vilistas rohkem, teine oli seal võib-olla paar tundi, siis oli mängupõhine tasu, siis ütleme, tänasel päeval on pigem selline kohtuniku päevatasu
suures plaanis 100 eurot, oleneb muidugi päeva pikkusest. Ja lauakohtunik siis selline 50-60 eurot on ka need nii-öelda keskmised taksid, millega me oleme arvestanud umbes ka sel aastal. Nii et see kulu, mis ongi tööjõule, arvestusega, et kui palju meil neid kohtunikke vaja on kõige keerulisem võib-olla siis eelarveliselt. Ehk siis teinekord on sedasi, et põhimõtteliselt osalustasu saab katta ainult kohtunike kulud. Järgmine suurem kulu on auhinnad. Auhinnad võivad olla ka suuremad kulud kui kohtunike kulud, sest oleneb, kui suure auhinna välja paned. Eesti meistrivõistluste etappidel pea kõik panevad välja 1000 eurose peaauhinna ja see on vast mõnel puhul suurem, mõnel puhul väiksem kui kogu kulu, mis kohtunikele läheb. Nii et auhinnad on siis kas rahalised, mis on väga selge võitjale 1000 eurot, auhind, mis motiveerib kindlasti paljusid võistkondi turniirist osa võtma, aga auhinnad võivad olla ka mitterahalised, näiteks mõnel juhul pääs kuhugi järgmisele turniirile Tallinna Openist, siis FIBA World Tourile, Tallinna Openil on lisaks muidugi ka rahaline auhind, võib-olla mõni Satellite või Quest to Challenger võistlus, millel on ka auhinnaks, lennupiletid siis kuhugi Challengerile, kus võitjal on kõik tasuta. Võivad olla auhinnad ka igasugused väiksemad nännid, kinkekaardid, mille abil siis võitja ise valib poest omale meelepärase auhinna või ükskõik mida võistlused toetajad on siis oma varustusena pakkunud. Oleme 17 aasta jooksul olen näinud ikka väga erinevaid auhindasi, alates seal sellistest murutrimmeritest kuni selliste abeajamisaparaatideni välja. Et mida iganes korraldajad leiavad, ma arvan, et üks mõnus auhind lihtsalt väiksemas versioonis on ka see, et kui mängijad saavad mõnes lähedal asuvas pubis tasuta söögid, mängivad oma turniiri ära, said 3. koha, saavad lisaks seal endale ühe korraliku sellise eine, lähevad pärast einestama. Et nii suured kui väiksed auhinnad loomulikult kategooriate põhiselt erinevad. Üldjuhul on ikkagi nii, et täiskasvanute kategooriates, kus osalustasu on suurem, on ka auhinnad suuremad, nooremates, kus mängurõõm on suurem ja osalustasu väiksem, on ka siis auhinnad mõnevõrra väiksemad. Aga need sarnaselt aastaga 1990 midagi, kui etappidel olid erinevad auhinnad, siis ka sellel aastal kindlasti mingis osas auhinnad etapiti erinevad. Siia vahel üks lõbus lugu, mille rääkis mulle sõber Martin, kes käis Paides võistlemas, sõitsid Paidesse kohale, võitsid turniiri ära, olid noored poisid. Auhinnaks oli kott tsementi, lihtsalt 50-kilone. Ja siis poisid pidid seda lahendama. Õnneks nad suutsid selle ära lahendada, ei pidanud tsemendikotiga Tallinnasse tagasi sõitma. Aga lõbus lugu auhindadest kindlasti siiamaani hea meenutada. Järgmine osa kuludest on tehniline lahendus. Tehniline lahendus võib olla väga erinev, ehk siis võib olla väga lihtne, aga võib olla ka suur ja kulukas seetõttu. Tehnilise lahenduse juurde käivad siis näiteks telgid, mis võib-olla ei ole siis ikkagi mitte vihmakatteks, vaid pigem siis päikesekatteks, mis jätavad sellest võistluspaigast palju organiseerituma mulje. Selles telgis käib siis näiteks tulemuste sisestamine, registreerimine, telka võib olla mitu. Siis on muud bännerid, mis tekitavad võistlusväljakust väiksema areeni. Võib olla kõrval ka tribüüni või pingid. Mida suurem tribüün, seda mõnusam võistluspaik,
Siis on muusika või helitehnika. Helitehnika ka hinnad on väga erinevad, ka kõige lihtsamad lahendused on paremad kui mitte üldse helitehnikat. Muusika ja ka tegelikult jutustamine käib selle ala juurde, on isegi kohustuslik osa ja muusikat võib sellel alal mängida ja soovitan mängida ka siis, kui mäng käib. Ehk siis see on võib-olla üks suur erinevus ka saali korvpallist, kus tegelikult meil muusika mängib ja kommentaator möliseb samal ajal, kui mäng käib. Nii et see teeb selle alaga kuidagi eriliseks. Helitehnika siis on videotehnika, juhul kui on soov selleks. Videotehnikaga on siis võimalik kas siis teha võistluse kokkuvõtet või siis ka otseülekannet või mõlemat tegelikult. Otseülekanne annab sellest võistlusest palju parema pildi ja tegelikult videokokkuvõtted, need on mõnusad nii koheselt järelvaatamiseks, et kui inimesed osalesid turniiril, saadad neile kokkuvõtte, vaatavad, tegelikult oli päris lahe. Põnevad on need ka toetajatele, et kes kohal ei ole käinud, näevad ära videokokkuvõttest, selline on see sündmus, mida me toetasime. Ja neid on põnev isegi aastaid hiljem vaadata. Kõikide aastate, kõik videokokkuvõtted on siin samas selles 3x3 Estonia YouTube'i kanalis. Vajutage siit kuskilt videod ja krutige allapoole leiate päris põnevaid klippe. Alates vist seal 2007 aasta, aga Rahvusringhäälingust otsisin isegi vanemaid klippe üles, esimene äkki 1994 Reebok Black Top streetballist. Ja Adidase streetballi video on ka kuskil siin on see olemas. Video loomulikult video kõrval ka fototeenus on väga mõistlik tellida sisse kas või oma tuttava näol, kes pilte teeb, sest kui pilte ei ole, siis hiljem on väga keeruline selgitada, et milline see turniir siis ikkagi välja nägi. Ja järgmisel aastal on ka raske öelda, et mismoodi teil eelmine aasta välja nägi, sponsoritele presenteerida, vaadake, meil on selline tore sündmus, me saame teha teile siukseid asju siin. Nii et fototeenus. Siis on fototeenus, kui tõesti on väga kitsas, pildistage ise oma telefoniga, aga need on pildid, mida hiljem ei ole võimalik tagantjärgi teha, kui peaks tegemata jäetud olema need. Siin ongi osaliselt nüüd tehniline kulu ja osaliselt staffi kulu, sest tegelikult fotograaf ja videokaamera taga peab olema ka inimene. Lisaks on neid inimesi veel, meedik soovitavalt on kõikidel suurematel võistlustel. Kui meedikut ei ole, kindlasti peab olema meditsiinikarp, kus on külm ja plaastrid, kohustuslikud jääkotid, mis on siis kõige levinumad vajalikud asjad meditsiinikarbis. Siis neid inimesi, kes kas siis vabatahtlikuna abilisi võib-olla väikse motivatsiooni eest kaasa aitamas on, neid on ka kindlasti vaja, kui on üks korraldaja, kes teeb kõike, siis lõppkokkuvõttes läheb asi väga keeruliseks, on vaja võtta osalustasusi koguda, siis on vaja lahendada mingisuguseid tehnilisi probleeme elektriga ja teiste asjadega. Et see abiliste hulk peaks olema nagu piisav, et kõikide asjadega hakkama saada ja kõiki küsimusi jooksvalt ja kiirelt lahendada. Mõistlik oleks, kui võistlustel on eraldi kommentaator. Ja siis on loomulikult kogu selle sündmuse promo, mille kulud tegelikult algavad juba enne turniiri, ehk siis on tegelikult võiks teha mingisugused kujunduslahendused selle kohta, selle turniiri toimumise kohta, omad logod, omad plakatid, need plakatid võiks trükkida, võiks teha mingisugust reklaami sellele sündmusele, sest kui ei ole reklaami, siis ei ole ka osalejaid
aga kõige lihtsam ja teine isegi tasuta reklaam võistlustele on siis läbi Eesti 3-3 korvpalli Facebooki grupi ja teiste korvpalligruppide ka, kus siis kas või selle sama FIBA 3-3 lingi jagamisega on võimalik inimesi otse turniirile kutsuda. Kõik, kes on varasematel aastatel analoogsel turniiril käinud, ka nendele poole tasub korraldajatel pöörduda, sest tegelikult kogu selle korralduse juures kõikide aastate jooksul, mis ma olen õppinud, kõige keerulisem ongi tegelikult nende mängijate võistkondade siis leidmine, et nad õigel ajal registreeruks ja et neid piisav arv kokku saada. See on teinekord palju keerulisem kui muu mingisuguse tehnilise poolega tegelemine. Nii et kõik, kui sa oled korraldaja rollist huvitatud, siis sa peaksid isiklikult teadma vähemalt 3 võistkonna jagu mängijaid ja kui sa oma võistlust planeerid, siis helista nendele mängijatele ja küsi, kas nad oleksid nõus tulema. Kui keegi nendest ei ole nõus tulema, siis tõenäoliselt on keeruline, et sul see turniir väga suur ja võimas tuleb. Nii et tasub alati enne turniiri korraldamist ka mõne mängijaga läbi rääkida, et kas tema paneks oma võistkonna sellisele turniirile ja isegi küsida, mis tema ootused sellel turniiril oleks, kas nii osalustasu osas kui auhindade osas. Et sellist uuringut tasub alati enne turniiri teha. Niisiis, neid kulusid, mida 3-3 korvpallivõistluse korraldamiseks vaja läheb, need on päris mitu rida. Ma teen ühe Exceli, võib-olla siit kuskilt leiad selle kohta ka lingi, kus need kuluread on välja toodud. Tulupoole peal on siis 2 rida. Osalustasud ja toetused. Osalustasud, kui sul on osalejad, siis on ka tasud. Toetused on siis kas avalik sektor või erasektor. Mõlemaga tuleks tegeleda pikalt enne turniiri algust. Tuleb teha taotlusi, tuleb teha presentatsioone, tuleb koputada ustele, sest ei ole enam tänasel päeval võimalik 3-3 turniire läbi viia, sedasi, et ühte, vähemalt 2 ei ole. Muidu tuleb ise turniirile peale maksta ja see on ka juba veidi imelik. Selline oligi siis 3-3 võistluse korraldamise lühikokkuvõte, mida peaksid teadma. Pikem list Excelist või muul viisil on siin kuskilt alt leitav lingi pealt. Et mida peaksid oma turniiril kindlasti tegema, millega võiksid tegeleda ja mis on soovituslikud lisad, kui sul on võimalused suuremad, kui sul on toetused nii avalikust kui erasektorist võimaldavad sellist asja, siis leian need siit ülesse ja edukat korraldamist.